Tere õhtust! Mõeldes hiljuti möödunud 8. märtsile pühendame suure osa tänasest saatest naistele. Alustame Lääne-Virumaalt. Aili Johanson meenutab augustis 1984 toimunud ufovaatlust Väike-Maarja kolhoosis. Lehmakarja tugevasti hirmutanud lennumasina ilmumist kommenteerib Igor Volke. Maailmakuulsa selgeltnägija, Bulgaarias elanud pimeda ennustaja Vangelia Dimitrova suhted maaväliste jõududega. Põnev ufovaatlus Väike-Maarjas. Georgi kosmoseuudis uutest eksoplaneetidest. Psühhiaater Ilmar Soomere selgitab teleportatsiooni olemust ja võimalusi. Aili Johanson on sündinud Väike-Maarjas. Lapsepõlv ja esimesed kooliaastad möödusid aga Tammsalus. Õpingud jätkusid Tallinnas, kus Aili omandas sidemontööri 4. järgu elukutse. Telefonistina aga Aili eriti kaua ei töötanud. Aastal 1984 asus ta elama Väike-Maarjasse. Ailist sai karjak Väike-Maarja kolhoosi Kaarma laudas. Esimees Boris Karonski juhitud Väike-Maarja kolhoos oli 1980. aastatel Eestis mitte ainult üks edumeelsemaid, vaid ka üks jõukamaid majandaid. Telefonistina töötades sai Aili veidi üle 80 rubla kuus. Karjakuna hakkas ta saama aga tublisti üle 300 rubla kuus. Palgavahe või palgalõhe missugune? Rohkem kui 3-kordne. Kaarma lauda karjakutel tuli aeg-ajalt tööl olla ka nii-öelda öises vahetuses. See tähendas seda, et öösel 2:30 paiku tuli minna karjamaale ja hakata lehmi ajama lauta, et olla valmis hommikuseks lüpsiks. Ja siis see juhtuski. Oli august 1984. See oli ööni vahetus, ööse ja 2:30. Taskulambiga läksin iga lehma juurde ülesse, lauta. Nad olid õppinud seda, juba tõusid ülesse. Ja järsku tuli niisugune kõva tuul, no kõvem kui praegu. Ja vaatan, et taevas on selge ja niisugune suur hall pilv, ümmargune, imeliku niisuguse kujuga. Ja lehmad muidugi hakkasid perutama, panid kiiresti mulgu juurde, murdsid mul mulgu maha. Nad olid nii närvis. Ja siis ma kuulsin niimoodi pea kohal nagu niimoodi heli. Ja siis ma vaatasin ülesse ja siis ma nägin neid niisugune külle pealt tulid väiksed tulukesed, värvilised, mis seal oli siis punast ja rohelist ja kollast ja siis ma näitasin, mul oli taskulamp käes ja siis ma vihastasin, ütlesin, et kurat, vabandust, te ajasite mu lehmad marru. Nad olid tõesti marus, pead seljas panid. Ja mina hakkasin siis nendega koos joostma, et saaks mulgu eest lahti, aga see oli juba maha jooksnud. Ma ei jõudnud. Ja kuhu siis lehmad edasi jooksid? Lauta. Vanemad läksid lauta, nad teadsid, kui varju saab. A noored panid mööda vaoteed. Seal oli kruusatee metsa poole kuskile, kus aga said. Sinna jooksid. Palju need lehmi siis oli too? 100. 100. Ja. 100 lehma lauda. Nii, ja kuidas see vaatlus siis edasi läks? Te nägite midagi niisugust, mille kohta te ei osanud öelda, arvata, mis see on? No näitasin selle rusika ära ja siis jooksin koos lehmadega. Ise mõtlesin, et ei tea, misuke lehm mulle nüüd selga jookseb, nad olid nii marus. Ja siis, kui ma sinna jõudsin, vaatasin tagasi, siis tuli sealt alt niisugune roheline kiir, ülevalt kitsama, alt laiem. Nii et mina ja siis mõne lehma tagumikud jäid selle rohelisse rõngasse. Ja ta saatis sellega, ta ise ei liikunud. Ta saatis selle kuskile, päris laudani ei olnud, aga sinna kuskile lähedale. Kui kõrgel see lennumasin võis olla? Vot ei omanud seda, kui kõrgel on. Vaatasin niimoodi, nagu see kasetipp seal. Kuskil nii kõrgel oli. No ikka üsna maa lähedal. Jah. Maapinna lähedal. Ja ma ei teadnud ka, kui suur ta on. Ma ei osanud seda vaadata siis ma olin nii papinas.
Ja huvitav on see, et Aili kirjeldas üsna täpselt selle ufovaatluse ühte detaili, mis oli siis roheline valgus. Et see valguskiir või niisugune prožektori valgusvihku meenutav valgus oli just rohelist värvi. Kas see on ka korduv nähtus mitmel pool? Et see Aili loo nagu väga efektseks ja usutavaks teebki teatud detailide olemasolu, ellipsikujuline formaat, väikeste tulede olemasolu nagu pardal või perimeetril, siis adresseeritud kiire olemasolu, objekti reageering tema oma taskulambiga veel valgustamisel ja tema ju ei tea, et Eestis on analoogseid lugusid olnud. Vähemalt mitte sel ajal. Mitte sel ajal, aga sinna lähiaega, ütleme 5 aastat peale seda Lõuna-Eestis jällegi karjanaine hommikul läks vara lauta ja koges midagi niisugust, vehkis taskulambiga ja siis korraga nagu nähtamatu seina vastu sõites kukkus maha, siis nägi objekti, mis meenutas hulktahukat ja pool läbipaistvat. Nii et meie keskkond on väga rikas neid nähtusi ja sellepärast öeldakse, et pikamaa autojuhid, merel olevad meremehed, karjainimesed või põllumajandusinimesed, kes varahommikul lähevad oma objektile, et nemad näevad. Eesti keeles on olemas väga-väga huvitavaid raamatuid. Üheks põneva raamatu autoriks on ka Ilmar Soomere, mille nimi on Paleokontakt. Ja kui te neid raamatuid uurite, mis on väga kvaliteetsed selles mõttes, et allikad, mida nad tsiteerivad, on tõsiselt võetavad. Need on India, Hiina, sumerite, inkade vanad käsikirjad, mis on tänaseni säilinud. Ja kui sellesse maailma natukene sukelduda, siis kokkuvõte on lihtne. Need vanad ürikud kubisevad näidetes selle kohta, et kuskilt on tuldud, on siin oldud, on siin erinevaid tsivilisatsioone juhitud ja nii-öelda järele aidatud, siis on jälle minema mindud. Nii et ühesõnaga väga-väga kirev elu on käinud läbi paljude aastakümnete, paljude kümnete tuhandete aastate, võib-olla ka miljonite aastate. Ja on olemas ka brittide üks suurepärane kokkuvõte sellest temaatikast, kus siis tõestatakse ära seda, et erinevatel põhjustel on akadeemiline teadus aastakümneid, sajandeid teadlikult varjanud, salastanud niisuguseid tõendeid ja fakte, mis lihtsalt ei mahu tunnustatud teooria raamidesse. Ja need on lihtsalt ära peidetud, kõrvale pandud, et oma elu mugavamaks ja lihtsamaks teha. Ja Aili juhtumi juurde nüüd tagasi tulles, et kõigepealt Ailile suur tänu usalduse eest, et tulla sellise looga avalikkuse ette, et ta kirjutas mulle aasta tagasi ja see on üks analoogsetest juhtumite sarjast. Et ma võtsin siin kaasa ka oma annaalides või materjalides 1897. aastal Ameerika Ühendriikides karjafarmi juhtum. Et siin on näha üleval sellise dirižaabli kujulist objekti, millest tuleb välja siis valgusvihk, nagu kirjeldab ka Aili ja loomulikult see kõik toimub karjafarmi või farmerite maa-alal öisel ajal. Ja see ei ole ainukene, sest et lugusi on Inglismaal, teame lehmade ja suurimetajate varguse lugusi, me teame Eestis näiteks, mul on 89. aastast Aimre Teeristi piimaauto juhtum, nädal aega hiljem karjafarmis, selle kohal värvilised sõõrid liikumas ja pullid lood inimestega ja nende kokkupuuted. Et ammu juba äratas tähelepanu asjaolu, et
meie suurimetajate vastu tunneks nagu keegi huvi juba üle 100 aasta tagasi. Et milles on küsimus, et kas karjavargus on läbi sajandeid toimunud fenomen, kas see maffia tekitabki meile UFO nähtusi või on tegemist mingi hoopiski teise laadse ja ma arvan, et ka palju põnevama, et siin ütleme siis niiviisi aastat paarkümmend tagasi, kus esimesed signaalid kordusid ka Eesti juhtumites, kus olid tähelepanus piim, juust, lehmad, karjainimesed ja analoogne nüüd Aili juhtumiga öine lehmade, karjafarmi ja karjase vaatlus, et see viitab sellele, et on väljapoolne mingi objekt või fenomen, mis tunneb meie suurimetajate vastu huvi. Ja, näete, analoogia on tõepoolest ikkagi tähelepanuväärne. Igor on teinud niisuguse illustratsiooni, mis siis kujutab seda olukorda, millesse Aili oma loomadega äkki augustis 1984 hommikupööd sattus ja kui me võrdleme siin nüüd kahte niisugust illustratsiooni, siis me näeme, et põhimõtteline olukord on võrreldav, et olukord on samasugune. YouTube'ist võib leida 10 analoogseid juhtumeid ja lugusid, nii et ma usun, et me lisame sinna ka mõned. Selgeltnägija kinnitusel suhtles ta tulnukatega pikki aastaid. Nad olid tulnud maalt lugedes 3. planeedilt ja aitasid Vangal täita tema eluülesannet maakeral. Tulnukaid kirjeldades ütles Vanga, et nad on läbipaistvad, otse kui inimese peegeldus vees. Koju tulles olevat ta sageli leidnud tulnukad ees juba tema toas. Kord võttis üks neist Vangal käest kinni ja viis ta kaasa oma planeedile. Seal olnud kõik kirjeldamatult ilus. Väidetavalt olevat kõik maal toimuv nende kontrolli all. Viimase intervjuu andis Vanga aastal 1994, 2 aastat enne tema enda sellelt planeedilt lahkumist. Selles intervjuus ütleb Vanga muu hulgas, et kosmosest leitakse elu ja saadakse teada, kuidas elu maakerale sattus. Maalt kaevatakse välja suur linn. Järgmine ennustus on aga eriti oluline. Taevast lendavad siia uued inimesed ja juhtuvad suured imed. Aga on vaja oodata, sündmusi ei saa tagant kiirustada. Vanga oli kindel, et millalgi saabub aeg, kui inimesed vabanevad kehadest. See tähendab, et inimesed võivad elada ka ilma nende kehadeta, millega meie siiamaani harjunud oleme. Vanga sõnul saab olema nii, et on ainult isiksus, on ainult energia. Mingil määral langeb Vanga arvamus kokku ka ajuuurijate kõige uusimate uurimistulemustega ja ettekujutusega sellest, mida kujutab meie ajus, meie hing, meie vaim, see, mida ei ole nii lihtne kirjeldada ja mida õieti mitte kuskilt ajust veel üles leitud ei ole. Aga see aeg, millest Vanga räägib, et inimesed saavad vabaks oma kehadest ja elavad ka ilma selleta, ei saabu niipea, sinna läheb veel natukene aega. Tundub, et jälle hakkab Bulgaarias elanud maailmakuulsa selgeltnägija üks paljudest ennustustest täide minema. Oma viimases intervjuus ütles Vanga, et kosmoses leitakse elu ja saadakse teada, kuidas see maa peale tuli. 22. veebruaril avalikustas USA kosmoseagentuur NASA 7 seni tundmatu planeedi olemasolu. Planeedid leiti meist 39 valgusaasta kaugusel asuvast tähesüsteemist, millega keskmees on punane kääbus, Trappist 1.
7 maa sarnases planeedis 3 asuvad tähe suhtes eriti soodsal kaugusel elu soosivast tsoonis. See tähendab, et nendel planeetidel võib olla voolavat vett ja võib leiduda elu niisugusel kujul, nagu meie seda mõistame. Georgi tänane kosmoseuudis kõneles sellest, et jälle on leitud üsna tähelepanuväärne arv planeete, kus võib-olla on olemas tingimused, mis võimaldaksid seal elul hakkama saada. Mis kujul see elu seal on, seda ei tea keegi ja kas seal üldse midagi on, aga igal juhul viimaste aastate üks tähelepanuväärne tulemus on see, et nii-öelda eksoplaneetide arv on tohutu kiirusega suurenenud, ühesõnaga teadaolevate eksoplaneetide arv. Täna me räägime juba ligemale 4000 planeedist, aga mitte rohkem kui siin võib-olla 40 ja peale mõni aasta tagasi ei olnud teada vist ühtegi peale maakera. Just nimelt. Et võib-olla näitad kaamerasse, see on kuulus Draki valem. See on olnud projekti Maavälise tsivilisatsiooni akadeemilise uurimisprojekti või suuna SETi. Tol ajal ta kandis veel KET-i nimed Contact with, praegu ta on Search of. Ja Tallinn on ja Eesti on ju kuulus 3. just SETi konverentsi uurimisürituse näol, mis toimus peale olümpiamänge. Aasta hiljem, see on 1981 Pirita Purjespordikeskuses, kuhu oli siis 250 selle valdkonna tippesinejad, sinna kuulusid ka kosmonaudid, astronaudid. Ja üle maailma oli tuldud kokku. Üle maailma oli tuldud kokku ja see vastutus seda korraldada oli Eestil, seda kogu üritust vedas maailma kaliibriga Vsevolod Troitski, akadeemik ja tuntud astrofüüsik, raadioastronoom, ütleme väga kuulus maailma nimi Aleksander Kardashov, keda Michio Kaku pidevalt tsiteerib. Kuni tänase päevani. Tänase päevani, seepärast, et see teema tol ajal oli kuumalt üleval ja sellest Draki valemis üks kordaja, mis on F ehk tähtede arv, millel teatakse planeete olevat, oli tol ajal aastal 1981 Eestis üks täht, millel oli kindlalt teada planeedid. Ja see oli päikesesüsteem, see oli päike? Jaa, see oli päike ja see on nüüd 1981 ja nüüd neid tuleb ja tuleb. Seda Michio Kaku on nimetanud kurioosselt ütleme Giordano needuseks või kättemaksuks, sest et Bruno ju põletati just selle väite eest, et maailmaruum on täis tähtesi, mille ümber on meie taolised planeedid. Ja kus on ka tõenäoliselt elu? Elu ja veel enam, siis ta ütleb, et siis on ka Jeesus Kristus külastanud tõenäoliselt neid ja jätnud maha siis püha loose või püha toole, eks ole, mis oli siis tolle aja kirikkonna ja tolle aja teadusele absoluutselt vastuvõetamatu, mis tõi kaasa siis selle, et kuna ta ei olnud nõus taganema oma seisukohast, siis ta tuli tuleriidale saata. Praegu ei ole sellist ohtu, et meid tuleriidale saadatakse küll, aga meid piiratakse teatud telekanalitega ainult. Nii et nagu Jung ütles, et fašistid olid ka juba humaniseerunud, et oli aeg mõnisada aastat enne seda, kus põletati autoreid, siis tema ajal põletati ainult raamatuid, nüüd ainult piiratakse esinemiskanaleid. Nii et läheme jõuliselt edasi ja planeetide arv tähtede ümber avastatakse järjest. Nii et need teemad, mis on seotud ufodega, maavälise mõistuse otsinguga, see, kes esimesena kontakti saab, see on niivõrd intrigeeriv ja seotud alati üleoleku, armee ja maailmapildi muutumisega. Ega muidu Vatikan siis viimased 4-5 aastat nii usinalt ja intensiivselt ufo teemadega ei tegele ja ei valmista ette või ütleme siis valmistab ette uue paradigma või maailmavaate muutmist meie lähitulevikus. Ja kui nüüd siia 2-3 päeva tagasi kuulsa Stephen Hawkingi poolt välja öeldu, ta esines Daily Galaxy nimelises raadiojaamas ja ütles välja mõtte, et kuna ta varem oli maavälise mõistuse olemasolu niisugune nagu mõõdukas jaataja, siis praegu avaldatud seisukoht oli see, et mida vanemaks ma saan, et seda enam ma olen veendunud
nende olemasolus ja võib-olla ka lähiolus. Kohalolus. No ütleme, ma ütlesin lähiolus, et viisakalt öelda, et võib-olla siin kuskil lähimaailma ruumis, et fast walker, see termin, mida Ameerika sõjavägi ja tippteadus kasutab, ei tähendagi midagi muud kui lähiolu ja kui nad natuke allapoole tulevad, siis on ka kohalolu ja kui nad veel natukene lähemale meile tulevad, siis on ka võimalik koostöö, millele viiteid teevad nimekad just eeskätt Paul Hillier, Kanada endine kaitseminister. Meie eelmises saates oli siinsamas stuudios astromuusik Urmas Sisask ja kirjeldas oma suhteid maaväliste arukate olenditega nii, et sellest jutust võis aru saada, Urmas Sisask käib aeg-ajalt 40-50 valgusaasta kaugusel asuval planeedil ja suhtleb seal elavate olenditega. No niisugust kosmosereisi võib-olla saaks ette kujutada ainult juhul, kui on tõesti võimalik nii-öelda teleporteeruda. Ilmar Soomere, kui me ütleme teleportatsioon, siis mida me selle sõna all peaksime tegelikult mõtlema? Jah. Sõna ise on pärit tõenäoliselt aastast 1919 ja USA ajakirjanikul Charles Forti sulest. Siis kasutas ta sõna teleportatsioon. Mida ta selle all mõtles? Ja tema ilmselt mõtles nii nagu ka meie võõrsõnade leksikon on defineerinud 2012 teleportatsioon, parapsühholoogiline nähtus, esemete liigutamine kauguste taha psüühilise energia varal. Kui nüüd seda kõike, mida te praegu ette lugesite, tähelepanelikult kuulata ja mõelda meile eelmisele saatele, siis põhimõtteliselt võib-olla Urmas käibki, teleporteerub aeg-ajalt mingisugustesse kaugustesse, mis meile tunduvad väga pikad vahemaad, 4-50 valgusaastat, aga võib-olla sellele teleportatsiooni tehnikale või tehnoloogiale ka inimese vaimu sinna rändamine ei ole väga keeruline. Tähendab, see on võib-olla kuidagi põhimõtteliselt siiski võimalik. Teoreetiliselt jaa, aga muidugi katseliselt on neid asju rohkem uurinud hiinlased. Vaata, Urmas võiks minna hiinlaste juurde, nendel on kogemused. Või jagada oma kogemusi hiinlastele. Ja õpetada hiinlasi, jah. Nii, niisugused autorid on biokeemia professor Dubrov ja psühholoogia professor Puškin. Nendel on avaldatud raamat venekeelne parapsühholoogia 1989. Lehekülg 248 on viide. Hiinlaste uurimused, eksperimentaalsed uurimused teleportatsiooni kohta. 15 katset on tehtud ühe väikese raadioga, on öeldud tikudoosi suurune umbes. Ja tema võimsus oli siis 4,5 volti ja katse isikutel õnnestus seda raadiot siis teleporteeruda teistesse ruumidesse, kus juures muidugi kogu aeg oli videokontroll peal ja komisjon jälgis seda asjad, mingit mustkunsti seal ei olnud. Ja need katsed õnnestusid ja raadiod olid kadunud 24 kuni 61 minutini. Ei olnud ei siin ega seal. Ja mis oli veel huvitav, nende temperatuur tõusis ja raadiotemperatuur ja tähendab see pinge, mis oli 4,5 volti, oli langenud kuni 0,2 voldini. Siis teistlaadi katsed olid kinnistes valguskindlates ümbrikutes fotopaber. Ja seda õnnestus ka teleporteeruda mujale ja kadumise aeg oli kuni 30 minutit. Ja fotopaber ei olnud valgust saanud. Ja teleporteerijaks oli siis kes? Tähendab Hiina katseisikud. Katseisikud, jah. Ja no Hiinas, nii nagu ka Jaapanis, Sony firma on teinud iga aasta oli omal ajal miljard jeeni eest parapsühholoogilisi uuringuid. Ja no ütleme, Ameerika salaluure andmed Venemaa kohta ütleb, et omal ajal 70. aastatel läks $500 miljonit selle peale. Nii et kui palju on täpselt Venemaal ja Hiinas neid uurijad, seda
seda võib-olla eriorganid teavad. Ja mida nad on välja uurinud? Ja, no seda me ei tea tõesti. Mis veel õnnestus teleporteeruda, olid siis putukad ja kellad ja vahe oli siis mehaaniliste ja elektronkellade vahel. Mehaanilised kellad käisid õigesti, aga elektronkellad jäid 7,5 minutit maha. Ja seda on nii palju, kui ma olen lugenud neid UFO spontaanseid kirjeldusi, kellad jah, nagu jäävad taha. Ja muide meie ühes saates esines ka Ivo Linna, kes kirjeldas ühte väga huvitavat UFO-vaatlust, millest ta isiklikult osa võttis ja ühe muusiku kell reageeris sellele tundmatule lennumasinale, mida nad siis kõik mingisuguse aja jooksul vaatlesid. Kell jäi seisma, oli väga hea uus kell, aga äkki enam ei näidanud aega. Jah, tähendab selle kohta, ma ei tea, kas selles saates on juttu olnud, tähendab kõrgsagedusväli, mis tihti on mõningatel UFOdel, see lülitab välja näiteks autode elektrisüsteemid, autod jäävad seisma, kõik on korras, pärast on liiguvad, aga mis oli nii sõjanduslikult huvitav, seda ma nägin ise ühes Vene telesaates, Stalingradi lahing, nad on tihti vaatluseks, niimoodi ennast sättinud, kui suured lahingud. UFOd on sõjamängude ajal kohal. No jah, ja siis oli jällegi Vene ohvitserid nagu kinnitsid, jah, UFO oli. Ja sellel ajal Hitler hakkas kasutama bensiinimootoril olevaid tanke. Neid ta tooti 160 ja need tankid jäid seisma, olid nagu märklauaks, sest et Vene tankid töötasid diiselkütusega, jah. No jah, nii et niisugune episood, aga muidugi nad ei olnud nüüd ei ühe ega teise poole poolt, sest hiljem selliseid juhtumid kirjeldatud ei olnud. Nüüd, kui Urmas tahab minna vaatama, õpetama hiinlasi, siis mul on siin mõned nimed, kes need katseid tegid. Üks on Xu Huanglin, teine on Zhu Ngqi Hang ja kolmas on Wei Lin. Nii et Urmasele tervisi, natukene võib siis nüüd minna õpetama. Millal need katsed tehti? 1983, aga need on küllaltki vanad, kõige uuematest ei tea me mitte midagi. Tõenäoliselt need katseid jätkatakse. Muidugi, ja no mida ma üritasin üles leida uuesti, võib-olla on kustutud, võib-olla ma ei osanud leida, mida ma nägin ise YouTube'is, tähendab ühe Hiina katsealuse katset, olid käekellad. Olid kaks kuplit, üks kuppel oli tühi, teise all oli käekell. Ja ta kontsentreerus, seal võib-olla minuti jooksul või 2. Ja siis üks kell ilmus teise kupli alla, sealt komisjon oli ka juures. Nii et jah, niisugune katse on tehtud. Kuna aatom koosneb 99% ja võib-olla isegi rohkem tühjusest, aatom on sees täiesti tühi ja kuna kõik asjad, kaasa arvatud see tass, koosneb kõige väiksemast algosast, mida me praegu teame aatomitest, siis järelikult siin ei ole mitte midagi muud kui üks suur kogus tühjust. Ja võib-olla selles tühjuses ongi võimalik siis nii-öelda teleportatsiooni teel liikuda ja toimetada nii, nagu Urmas meile eelmises saates selgitas, et aeg-ajalt käib ta 450 valgusaasta kaugusel, saab sealt informatsiooni, inspiratsiooni ja kirjutab jälle uut vägevat muusikat. Kui me räägime Urmase juhtumi näitel teleportatsioonist, siis millest me tegelikult räägime? Ilmselt räägime inimese hingest, mis jääb kestma ka pärast füüsilise keha surma ning tuleb teistes kehades veel korduvalt tagasi. Inimese hing on surematu. See võib liikuda ajas ja ruumis meile esialgu veel arusaamatul moel. Nähtust nimetatakse kehaväliseks kogemuseks ja seda on maailma erinevates piirkondades dokumenteeritud tuhandeid kordi. Jätkame seda ülipõnevat teemat ka meie järgmises saates. Lisaks psühhiaater Ilmar Soomerele ütleb sõna sekka USA's Yale'i ülikoolis meditsiinidoktorikraadi omandanud doktor Brian Weiss. Ta on töötanud Miamis asuvas Mount Sinai haiglas psühhiaatria osakonna juhatajana. Praegu tegeleb doktor Weiss erapraksisega sealsamas Miamis, Floridas. Lisaks sellele
korraldab ta nii üleriigilisi kui ka rahvusvahelisi seminare ja õpikodasid. Sellega seoses räägime teile loo USA's elavast noormehest, kelle nimi on Patrick ja kes mäletab oma sündi 60 000 aastat tagasi hoopis ühel teisel planeedil. Tolles elus oli ta üks neist, kes oma koduplaneedilt maakerale ümber asusid. Tänan teid kõiki kuulamast, vaatamast ja kaasa mõtlemast. Kohtume juba 2 nädala pärast. Kõike head!